Nii, loodan, et on kenasti näha. Näeme ilusti. Super, tere hommikust veel kord. Lähme siis kiirelt, käime tänase hommikuse kava üle. Natukene on täna Puhka Eestis teemat. Vaatame kevadist ülevaadet ja siis veel natukene sündmuste kohta jagame infot, mida võib sisestada, mida mitte. Ja siis nagu näha on tänane ettevõtja lugu Stalker teemapark. Mina räägin teile kiirelt üle tulevased sündmused, mida me Virumaa DMO-ga saame pakkuda või need on ka juba meil kokku lepitud. Ehk siis 17-18 märts toimub õppereis Setomaale. Seal on juba kenasti inimesi või ettevõtteid ka kirjas, kuid kui tunned, et tahad ka kaasa tulla, siis pane ennast kirja. Külastatakse huvitavaid paikasid. Olen ise ühel sellel õppereisil Setomaal käinud ja väga huvitav ja põnev oli. Siis 7. aprillil toimub meil veebiseminar, mis on tasuta turism kaitsealadel. Räägime Lahemaa rahvuspargist ja Alutaguse rahvuspargist ja kuidas siis nendes turism käib. Seda viib läbi Lahemaa turismiühingu juht Kaisa Linno. 10. aprill on meil jälle giiditöö tehnika meistriklass. See on ka veebis. Tegemist on reedese päevaga. Kell 2 alustame. Loodame, et saate osaleda. Ehk siis on mõeldud see giididele ja lugude jutustamise temaatikaga seonduvalt siis. Ning ütlen juba etteruttavalt ära, et 20. mai toimub Palmse mõisas turismiseminar, mis seekord on siis pühendatud loodusturismile ja ligipääsetavusele. Olete kindlasti oodatud sellest osa võtma ja kohe järgmine päev, 21. mail korraldab Lahemaa turismiühing rahvusvahelise turismikonverentsi. Nii et olete ka sellest oodatud osa võtma, et tuleb selline mõnus pikk nädalavahetus ja sellest järgmisel päeval, siis 22. mail on Lahemaa külade tuurid ees ootamas, millest siis olete oodatud osa võtma. Ning ühtlasi kogu info, mis ma just praegu rääkisin, on leitav meie kodulehel, Virumaa DMO kodulehelt, nii et julgelt külastage seda ja sealt saate täiendavat infot kõikide nende sündmuste kohta. Selline kiire ülevaade tulevastest sündmustest ja nüüd annan sõna Viktoriale, kes siis teeb Puhka Eestis ülevaate meile. Ja tervist ka minu poolt. Ja nagu ikka kevadeti tehakse suuri suurpuhastusi ja ülevaatuseid. Et siis vaataks üle ka kõik Puhka Eestis teemad, mis oleks vaja siis üle kontrollida. Et esiteks soovitan kõigil üle vaadata oma kontaktandmed ja avamisajad nii Puhka Eestis, Google'is kui ka Facebookis. Et need kattuksid kindlasti, sest turistid paratamatult otsivad erinevatest kohtadest infot ja kui avamisajad on erinevad, siis see tekitab neis segadust. Siis kindlasti üle kontrollida kodulehekülgede lingid, vajadusel neid uuendada, et vahel ikka muudetakse midagi kodulehel ja seega muutub ka link, et siis panna korrektsed lingid. Ja kindlasti üle vaadata ka sisukirjeldus, et see oleks kutsuv, piisavalt põhjalik, soovitan siin kasutada ka ChatGPT abi julgelt. Ja see võiks olla vähemalt 800 tähemärki pikk, et siis see oleks, kui on siis välisturisti nõuetele vastav objekt, et siis see on ka Visit Estonias nähtav. Ja kindlasti võiks lisada üritusi, millest ja neid siis ka varakult ja sellest nüüd räägib kohe lähemalt Kristina. Just siit on hea sujuv edasi minna üritustelt, mis siis Puhka Eestis võiks üleval olla. Palun, Kristina. Ja, tere kõigile. Veel kord ja kui me paneme selle lindistuse üles, siis esitlusse tuleb ka slaid nende rohkete kuupäevadega, millest Kaspar ka rääkis, et siis on ühes kohas ilusti silmades ka olemas. Aga mina paari sõnaga räägin siis sündmustest,
nagu Viktoria palju just ütles, lisada tasub varakult ja oodatakse siis selliseid, mis kutsuks nii-öelda välisturisti ja aitaks pikendada ööbimiste arvu, kõik muusika, spordisündmused, festivalid, laadad, näitused, erinevad teemapäevad on siis vägagi teretulnud. Ja need panevad inimesi liikuma, näiteks nagu ütles ka Kelly meil Vergi sadamast, et sündmuste ajal on kõik toad ka ilusti välja müüdud ja kindlasti palju inimesi ka restoranis seal. Puhka Eestis lehel siis saavad üleval olla sündmused, mis on eelkõige kohalikele inimestele oodatud ja toimuvad rohkem sellised eestikeelsed ja ka info nende kohta on leitav ainult eesti keeles. Et üks kriteerium, et võõrkeeltes oleks sündmus avalik, ongi siis see, et kui te ootate väliskülastajat, et oleks ka baasinfo, toimumisaeg, piletihinnad ja ka ostmisvõimalus vähemalt pealmistes turunduskanalites inglise keeles olemas. Ja lisaks siis ka kõik muud kontaktandmed, kus toimub, millal toimub, algus, lõppaeg. Ja kui on juba traditsiooniline sündmus, siis ka eelnevate sündmuste fotod, sest et ilma pildita asju üles laadida ei Puhka Eestis kodulehel eestikeelses versioonis ega siis visitestonia.com lehele lisada ei anna. Ja hetkel on portaalis Virumaalt 45 sündmust. Kõige lihtsam on neid sündmuseid, mis täna üleval on näha, kui te lähete puhkaeestis.ee, võtate kaardirakenduse ja siis näetegi kohe, kus kandis, mis sündmused toimuvad ja saate lahti klikata ja sisse zoomida nendesse. Ja võib panna järgmise slaidi, kus on oluliselt välja toodud ka need kohad, mis sündmuseid ei lisata visitisse. Aga seda nimekirja ma ei hakka ette lugema, et kui teinekord tekib, et mul on selline või selline sündmus tulemas, siis te saate nii-öelda pilgu üle lasta, et kas te oma sündmuse olemuselt nende kriteeriumitele vastate ja siis kas sisestada või mitte, et sellised mõned märksõnad, et tihti tahetakse panna näiteks laagreid, aga see ei ole päris see koht, kuhu neid sisestada, sest et portaalide eesmärk on ikkagi väliskülastajatele ja ka kohalikele sellise reisimotivatsiooni ja liikumise tekitamine, siis laagrid on sellised ikkagi väga spetsiifilised tegevused ja samamoodi panda ka üles loenguid, poliitilisi sündmuseid, tsirkuseid, kus kasutatakse loomi ja selliseid kinniseid sündmusi ja mis on täpsemad sellised sisujuhised, saab vaadata juba Puhka Eestis lehelt. Mina kutsun üles küll sisestama, kui teil on tulemas selliseid väikeseid mõnusaid kontserte, näitusi, mõnusaid esinejaid, siis panna varakult sisse, kui ootate ka väliskülastajad, siis vähemalt 2 nädalat ennem sündmuse toimimist võiks sees olla, sest et siis jõuab ka rahulikult tõlkida ja jõutakse reageerida. Ning sündmused panevad inimesi liikuma, olgu see siis kultuur või sport. Et tulle sisse äsja just väikeselt saarelt Küproselt, kus meie reisi eesmärk oli lihtsalt joosta maratoni näiteks. Mina küll maratonil ei käinud, käis elukaaslane, aga jooks ja spordisündmus oli see, mis meid näiteks sinna konkreetselt reisima pani. Nii et sündmused on oodatud. Selge. Aitäh, Kristina, selle hea ülevaate eest. Ja nüüd siis meie ettevõtja lugu täna. Nii et Indrek, palun. Ja, tere siis veel kord kõigile. Et vaatamata väiksele viperusele sain teie siltsi tulla. Ja aitäh kutsumast, Kaspar, ja Anu siis ka kaudselt andis mulle vihje, et võiks tutvust teha ka Virumaa rahvaga lähemalt. Et paar sõna siis endast ka, kellega me ennem ei ole kokku puutunud, et olen siis nii-öelda paberitega kultuurikorraldaja pea terve oma elu olnud.
Põhiliselt olen ma teinud valgusfestivale üle Eesti ja siis aktiivselt tegelen praegu veel ka Leigo Järve muusika ja disainiöö korraldamisega ja erinevaid ettevõtmisi läbi aegade ja üks selline päris pikk ajalugu on mul juba siis sellise kummalise projektiga nagu Stalkeri teemapark, mis on kõvasti hoogu kogunud siin juba viimase 10 aasta jooksul. See on siis tõukunud maailmakuulsast filmist Stalker, Andrei Tarkovski loomingust, mis on kunagi 70ndate lõpus peaaegu tervenisti filmitud Eestis. Aga samas selline varjatud pärl, et seda teavad ainult fännid, et laiemale üldsusele ikkagi see fakt nagu liiga teada ei ole, et selline ühtepidi ka ära kasutamata võimalus, mida siis juba nullindate lõpus grupp arhitekte ja disainereid võttis nagu ette, et teha sellest nagu selline projekt. Erinevaid variante on sellel olnud ja tänaseks me oleme siis tegelikult jõudnud kohta, kus meil on Tallinnas selline väike pop-up muuseum. Sa võid siit võib-olla minna järgmise slaidi peale. See asub siis Noblessneri tuumavarjendis, täpsemalt isegi 2 varjendis. Ja räägib siis nii selle filmi saamise lugu kui ka tegelikult laiemalt postindustriaalse pärandi ja ka postmilitaarse pärandi lugu Eestis. Et see filmi, kes teab filmi ja raamatut, selle filmi tegevus toimub sellises müstilises paigas nimega Tsoon ja kogu see atmosfäär ja fluidum tegelikult väga hästi kattub nende rohkete mahajäetud paikadega Eestis, mis on siis nii tehased, Ida-Virumaa puhul ka kaevandused, Põhjaranniku puhul postmilitaarne pärand, kuni tegelikult, ma ei tea, näiteks Narva-Jõesuu välja postspa, kus on vanad tühjaks jäänud kuurorthooned. Ja tegelikult uskumatult palju on sellist mahajäetud pinda Eesti Statistikaametist, võtsin kunagi välja, uskuge või ärge uskuge, 3 miljonit ruutmeetrit on Eestis mahajäetud kasutamata pindasid. Ja meie nägime siis selles potentsiaali, et teha seal siis kunstiprojekte eelkõige ja nendega koos ka muusika- ja etenduskunstiprojekte, et kasutadagi siis anda neile vahekasutust, taaskasutust, alternatiivset galeriipindadena, eksponeerida seal näiteks suuremahulisi teoseid, mis on kunstnikel tihtipeale kuskil ladudes vedelemas, aga tuua sinna eelkõige siis ka ikkagi uusi koha- ja teemaspetsiifilisi teoseid. Et täna me siis olemegi lisaks Noblessnerile jõudnud võib-olla suuremalt midagi ära teha Lahemaa südames Joaveskil. Nüüd sa võid jälle minna järgmise slaidi peale. Jällegi, kes on sattunud, teab täiesti sellist müstilist kohta, keset kõige kaunimat Lahemaa loodust on siis sellised vanad tsaariaegsed papivabriku varemed kasutamata täna. Et seal on küll taastatud hüdroelektrijaam, mis kunagi seda vabrikut siis käitas. Ja me oleme nüüd hõivanud, siis seal on näha ka mõned ringikesed sellest, sellised kasutatavad osad, kui see hüdrojaam nullindatel taastati, siis sinna pandi nagu mingitesse ruumidesse, pandi uuesti katus peale, mida siis saab turvaliselt kasutada. Samas on meil siis ka koostöö omanikuga, mida me ka teistes kohtades rakendame, et me tegelikult natukene nagu siis aitame sellel kinnisvaral ka silma peal hoida, et oleks turvaline. Enne meie tulekut oli seal tegelikult ikkagi päris ohtlikke kohti ka, kus käisid siis kõik ju teavad, et meeldib inimestel käia ka niimoodi sellistes mahajäetud paikades ringi luusimas, avastamas. Et need me oleme siis elimineerinud. Oleme siis loonud sinna ka sellise väikse kunstiraja, mis on osaliselt siis väga maalilises Kärestiku alamvoolus ja osaliselt siis tehasehoonetes ja lisaks sellele, et oleks siis ka atraktiivsust, on meil siis väike cateringi projekt koostöös Metsarestoraniga, mida ma ise ka Kõrvemaal teen. Võid minna järgmise slaidi peale. On meil siis selline projekt nagu Kohvik maailma lõpus, kus me siis tegelikult külastajatele pakume ka sellist alternatiivset toitlustust. Kaasasime sinna ühe Loov-Euroopa projekti, mille kaanepilti on siin ka näha, 10 riiki siis tegid sellises mahajäetud paikades koostööd. Üritasid seda siis kultuuri abil nagu edendada neid mahajäänud paiku siis alates Alpidest kuni Islandi ja igasuguste mahajäetud kohtadeni kaugel põhjas. Ja meie puhul oli siis see Joaveski, et seda sama sellist cateringi või toitlustusteenust me pakume ka mujal. Te võtsid veel edasi minna nüüd järgmisele slaidile ja see on ka nagu siis nagu natukene kunstipäraselt seotud, kasutame igasuguseid. Nüüd üks slaid sul vahele vist. Okei, hea küll. Ja
sealt edasi siis tegelikult jõuamegi jutuga Ida-Virumaale. Et täna ma saan aru, küll on nagu Lääne-Virumaa, aga et Virumaa on üks. Ja meil on ka Lääne-Virumaas tegelikult välja valitud palju huvitavaid kohti, mida me ei ole jõudnud veel nagu arendada. Põhiliselt Rohu raketibaas, kindlasti Kundast midagi. Ja veel ka seal tegelikult Joaveski ja Vainupea vahele jääb veel palju neid igasuguseid postmilitaarseid objekte rannikul. Aga praegu me oleme oma fookuse nagu suunanud Ida-Virusse. Kui nüüd siit kaardi pealt näha, siis pärast Joaveskit põhiline see punktide jada on siin Ida-Virus, ehk siis alates Püssist, Kiviõlist kuni Narvani välja on meil siis välja töötatud selline, võiks öelda, alternatiivne seiklusrada, kus siis me just praegu oleme siis paigaldamas neid kunstiteoseid Narvas, Kreenholmis, meil on juba midagi paigas ja nüüd sellel kevadel me siis teeme uue avamise Aidus, Kohtla-Järve kandis ja uuesti veel Narvas ka täiendame seda rada. Ja pakume siis sinna ka selliseid pakette. Hakkame pakkuma, veel ei paku, aga et maist ilmselt mingid paketid lähevad aktiivseks, kus on siis ka välja töötatud meie poolt logistilised pakkumised, et seal just, et see oleks ka võimalikult liigendatud, see seiklus. Kasutame siis näiteks Aidu puhul ka vee peal liikumist, jalgsimatk, ratas, maasturid, ajaloolised bussid, ma ei tea, kuni sinnamaani välja, et äkki õnnestub meil kuskil mõni drežiin käivitada. Johanna Rannular Nartist, Narvast on näiteks Lüganuse kandis oma eesel, oleme sellega sõitnud vahest, hobumatkad kindlasti tulevad sinna juurde. Ja pluss siis kohalikud teenusepakkujad, et üritame leida siis selliseid autentseid toitlustajaid. Mõnes kohas teeme siis ise koostöös catering'i kokkadega, nagu ma ka mainisin. Indrek Kõverikuga on meil plaanid, et ta aitab meil mingites kohtades teha toitlustust. Ja samamoodi siis ka ööbimised, mida üritame leida siis mitte tavalisi, traditsioonilisi ööbimisi, vaid just võimalikult palju mingit autentsed. Meil on seal nõukaaegseid apartmente, loodusööbimist päris palju, et sellised natuke teistsugused teenusepakkujad ühesõnaga oleme kokku otsinud. Ja Kreenholmis siis panna nüüd järgmise slaidi on meil siis kõige rohkem praegu seal Ida-Virus seda kunstiväljas. Need on nüüd eskiisid, mida me ei ole veel küll täna kõike teostanud, kes Kreenholmis käinud on, siis ta teab, et sellist koske seal tegelikult päriselt olemas ei ole. See on ühe kunstniku töö pakkumine, kes ka päriselt sellised kunstkoskesid teeb. Muuseas, Aidul mõtlesime ka, et võiks teha sellise jäätunud kose. See talv oli ideaalne selleks, vaatame, kuidas järgmine talv lubab. Võid nüüd minna edasi lihtsalt nende lõpuslaidini. Ja siis muuseumi ööl 16. mai me loodame siis Kreenholmis nüüd teha järgmise avamise. Ilmselt ka samasse ajajärku kuskile satub siis Aidu ja Kukruse klubis on meil Kreenholmis praegu siis kõige selline mahukam koht avanemas vanas Kukruse klubis. Nii et projekt on arengujärgus, nagu aru saate. Käin ka siinkohal välja nagu koostööpakkumise, et kellel on sarnaseid huvitavaid mõtteid, kohti, ideid, pakkumisi, siis käige julgelt välja neid ja vaatame, kuidas saame koos arendada. Et ma ei tea, praegu vist minu poolt kõik, kui on mingeid küsimusi. Ja üks küsimus tuli chati, et vestlusesse, et kui suurt seltskonda saab toitlustada? Ja sõltuvalt nüüd kohast, näiteks Joaveski näite puhul on meil 10–40. Et seal on meil kaks erinevat siis nagu saali. Ühte mahub siis mõnusalt niimoodi 10–15 inimest ja teise siis juba 15–40. Aga nad on siis mõlemad sellised püstiala baarid praegu, et ta ei ole nagu selles mõttes restoran. Et püstiala toitlustus, selles mõttes ka elamustoitlustus. Me kasutame siis metsarestorani näide on see, kus me siis kasutame võimalikult palju loodusest leitud toorainet. Me nimetame seda enne põllumajanduslikuks köögiks. Selge pilt. Huvi juba täitsa tekkis, küsiti ka veebilehte, kus saab infot rohkem lisaks. Ja praegu meil on Stalker Theme Park nagu ingliskeelne vorm.ee, kus praegu nüüd ütleme seal nende pakettide kohta veel täna ei ole palju infot, sest täna me ikkagi aktiivselt tegutseme ainult Tallinnas, et see Joaveski on meil ka ainult ette tellimisel. Et me seal nagu niimoodi regulaarselt praegu välja ei kuuluta, aga et siis maist alates, kui me nende Narva pakettidega ka tuleme, et siis võib-olla me teeme seal mingisuguseid regulaarsemaid pakkumisi.
Selge. Aitäh, Indrek, selle hea kena ülevaate eest. Ja nii nagu kirjas oli, siis tänaseks on meil infohommik tehtud. Järgmine toimub 14. aprill. Kava on vaikselt täienemisel ja kui kellelgi on mõtteid, ideid, mida võiks infohommikul rääkida, tutvustada, siis andke palun mulle teada või siis Maiele teada. Ja mina soovin teile ilusat päeva ja kohtume jälle. Aitäh, tšau! Järgmiste kohtumisteni! Nägemist! Aitäh!